Piibe Tomp ja töötan disainerina. Olen uue Eesti jalatsibrändi Doku disainer. Hetkel elan Võrus, lihtsalt sellepärast, et tootmine ja tööstus asub Võrus. Põhjus, miks ma hakkasin disaineriks, on tegelikult materjalipõhine. Aastaid tagasi ütlesin oma emale, et kunagi ma hakkan nahaga tegelema. Ma ei ostnud ühtegi nahast kotti, ma ei soetanud väga midagi, mis oleks nahast tehtud, sest et ma teadsin, et kunagi teen ma need asjad endale ise. Huvitav on see, et ema hakkaski mulle, kuna ta töötas mööblivabrikus, siis ta hakkas mulle koju koguma suures koguses nahka, et kunagi ma hakkan sellega tegelema. Miks mulle meeldis nahk või miks mulle ikka meeldib nahk, on see, et ta on aegumatu, ta on tundunud mulle alati selline kvaliteedi tunnus ja kuidagi ma nagu teadsin, et ma hakkan seon oma elu kutse nahaga. See tundus selline loomulik valik, et ma saan disainimisel ühendada oma selle kõige praktilisema meele ja samas oma selle kõige kunstilisema, emotsionaalsema poole. Ja see on see amet, mis annab mulle selle väljundi, et ma saan seda kõike teha. Mulle meeldib tegelikult kogu see protsess, alustades algusest, kus ma pean hakkama midagi välja mõtlema ja kuni lõpuni välja, et nagu, see on täiesti täis üllatusi, et sa tead, kuhu sa pead jõudma, aga sa kunagi tegelikult ei ole päris kindel, kuhu sa idee poolest välja jõuad. Ja mulle meeldib veel see asi, et sa annad iga kord endast parima. Ja isegi kui sa arvad, et sa saad selle toote valmis ja sa oled andnud endast parima, siis tegelikult enda jaoks ei ole see toode mitte kunagi lõplik. Mis tähendab seda, et see annab sulle põhjuse alustada uue asjaga ja teha veel paremini. Värv. Mulle meeldib see osa, et see värvi valimise osa on nagu kirstordil. Et kõik muu ka, aga see on selline, kuidas nüüd öelda, nagu heas mõttes see puhkehetk, kus sa lihtsalt lased oma sisetundel selles suhtes mingis mõttes töö ära teha. et kui muidu sa pead kogu aeg arvestama, kuidas materjal käitub, kas see tehnoloogia sobib, kuidas see vastu peab ja nii edasi, siis värvi valides on see puhas lust. Ma arvan, et hästi oluline osa on pidev eneseareng ja ma olen loomu poolest, tahan kogu aeg midagi uut juurde õppida. Selles suhtes, et ma usun, et tegelikult ei ole üldse vahet, mida sa teed, vaid kuidas sa teed. Et sa võid olla maailma kõige ägedam koristaja, sa võid olla kõige ägedam pagar. Meil on kõiki inimesi vaja. Et minu meelest on hästi oluline see, et me ei võrdleks ennast teistega. Me ei võrdleks ennast teiste ametitega, vaid me lihtsalt oleksime ise enda vastu ausad ja teeksime seda, mis meile kõige rohkem rahuldust pakub. Ma ei tooks konkreetset asja, aga see käib kooskõlas minu praktilise poole ja samas emotsionaalse meelega. Et mulle meeldivad asjad, mis on tegelikult, mida me igapäevaselt tarbime ja millele me ei pööra üldse tähelepanu. Näiteks eile olin ma kõige õnnelikum, et meil on olemas selline asi nagu vihmavari. Kui vihma sajab, sa saad seda kasutada, super. Teisalt mõni imeilus kingapaar, mis paneb su silma nii särama, et kui sa paned selle jalga, siis sul on tunne, et sa võid maailma minna valutama. See ideaal minu jaoks on see, et sa võtad selle praktilise eseme ja selle sinu jaoks esteetiliselt nii ilusa asja ja paned need omavahel kokku.
Ja see on ka see, mida ma üritan dokude puhul teha, et oleks äärmiselt mugav, et on su jalale nii hea, aga samas ta näeb väga ilus välja. Kindlasti mugavust. Selles suhtes ma soovitan alati kõiki kingi jalga proovida, sest et enne kui sa ei ole jalga proovinud, sa ei tea, kuidas see sulle istub ja sa ei tea, mis tunded see sinust tekitab. Naturaalsed materjalid, et su jalg peab saama hingata. Kindlasti jälgida kvaliteeti, et kui sa võtad selle kinga kätte, siis tegelikult sa näed, et kas liim on läinud üle ääre, kui sa natukene tugevamalt sikutab, kas ta läheb kohe katki või ei lähe. Et tegelikult on see suurel määral silmaga märgata. Siis veel vaadata, et kus see toode on valmistatud. Et dokude puhul on see, et kõik on tehtud Eestis. Nahka küll ei tooda Eestis, selle me tellime, aga headest kohtadest. et hea on teada tegelikult, et kui sa ostad paari, et kui mingigi probleem tuleb, siis sa tegelikult tead, kellega ühendust võtta. Et me oleme alati kuulame hea meelega tagasisidet ja oleme iga tagasiside üle äärmiselt tänulikud, sest et siis me saame ju oma kvaliteeti toodetel tõsta. Ja dokude puhul on veel, tootmise pool on veel see, et see kõik on hästi läbipaistev, et see, mis me teeme. Et me üritame seda tuua inimesteni. Mulle väga meeldib see mõte, mida Confucius on öelnud, et tee tööd, mida sa armastad, siis sa ei pea oma elus päevagi töötama.